tere hommikust! Kell sai just 11, mis minu jaoks on väga varajane ärkamine. Sellepärast, tere, mis ta ütleb ka tere hommikust. No ongi nüüd nii või? Mingi imelik asi oli ka, nagu mul peab post tulema, tähendab, mul tuleb saadetis ukse taha. Ja siis ma ei saanud aru, mis kell vaatan, sest mul see ukse kell käis. Postil on, siis ma mingi, okei, ma ütlesin, et enda pakk. Ja keegi ei tulnud. Ma lasin mingi suvalise inimese sisse. Aga no, mis seal ikka? Isa, mis elik, mu tupsu praegu on. Sa oled nii elik. Tavaliselt ma chillin. Peale ärkavist voodis veel mingi pool tundi kuni tund. Ma üritan ka muuta, vahest läheb isegi mingi 2 tundi, vaatan lihtsalt nüüd terve filmi ära, nagu ei jada, nii tohi. Nii, kell on 12 nüüd. Ja ma olen ikka voodis. Aga not for long. Nii, tere hommikust. Kell on mingi pakun, et 12.15 on aeg hommikust süüa, sest ma teen intermittent fastingut ja kell 12 ma siis võisin söömist alustada. Ma alustan oma hommikut kohviga. Ma võtan oma ülinunnu tassi, mis ma ostsin Tigerist. Oh no! Võtsin maitsega kreeka jogurtit. A pair of jeans, a shirt or two. We didn't pack as if we weren't going back. It doesn't matter if it's true. I've got a feeling love will give us what we like. Breakfastile, aga selline see on. Yummy, yummy, yummy. Maitseme selle mustika ära. I mean, it's good, aga see maitseb nagu seep. Mul tuleb Prismast üli palju süüa. Ma tellisin mingi suure varu, sest ma ütlesin, et vihkun poes käimist. Ma olen otsustanud, ma proovin seegu hullult rahaliselt väga hästi hakkama saada. Ma ostsin põhimõtteliselt kõige odavamaid asju, mis ma leidsin. Mul on tulemas mingi 60 erinevat asja. Mul kokku, koos transpordiga koju. Läksid asjad maksma 67 euri. I'm done. Käe, kuidas teile mu vanaema sokid meeldivad? Väike nummid. Okei. Aga vanaema teeb mulle kogu aeg sokke. How cute. Aga mis ikka, ega ma väga hommikuti midagi ei teegi. Ärkan, söön, lõpetan oma kohvi, vaatan neid telekat, mis sealt head tuleb. Siis paneme pesu pesema. You can watch me do my dishes.
nõud on pestud. Kohvi on joomata. Oh my god, ma hommikul viskasin su mänguasja diivani vahele või? Nii, mulle just helistas kuller. Kohe peaks ukse kell käima. Aga mulle tuleb lamps for makeup, lambid ja note to self, kui sul on suur kann, siis ära istu laua peale. Aga jaa, lamps for makeup, lambid tulevad. Saan lõpuks hakata normaalseid make-videoid tegema. Kas sina oled ka valmis? On. Ja üks hetk. Kas läks lahti? My baby is here. Oh my god, siin on bow tie. Tähendab, not a bow tie, a bow, a pink bow. Kui kaua ma olen neid tahtnud? Kui kaua? Liiga kaua. OMG, kui nummi. Oda Maria. Ei, see on kormas, vaadake kui nunnukaart. See jääb mul ka sinna kuskile kõrvale. How nice. See on see valgusjuhe, on ju. Kõik erinevad exclusive LED bulb made especially for makeup lighting. Oh my god! This should be brighter than my future. Nii, tavaliselt kui ma filmin meigi videoid, siis ma filmin siin nurgas. Mul on üks väike kollane lamp siin nurgas, mida te olete näinud, kui ma tegin kõik videod, kus ma siin istun. Kas või see, kus ma nägu raseerisin, kui kollane ja kõik oli. Ja nüüd. Are you ready? Ooh! Oh, this should be hidden different. Oh my god, mu tuba on nii valge nagu päris mingi stuudio. Nüüd ma reaalselt istungi ainult siin ja mingi vahin ennast. Ega mis seal midagi läheb siis meikimiseks. Nii, mul tuli tegelikult pakk mingi 1,5 tundi tagasi, 2 tundi tagasi. Tuli Prismast kaupa ja ma unustasin ära, et seal on jääs asjad ka sees, sest ma filmisin meigi videot, nagu näha. Ja ma olin nii excited, et ma lihtsalt pidin lõpuni filmima. Et lähme paneme need asjakesed nüüd ära. Tripodi oleks ka vist vaja. Mu tuba oli enne nii korras, vaadake nüüd seda. Kõik see on vaja ära panna. Pray for me. Pray, pray, pray.
nii. Paneme teid kuskile siia peale siis istuma ja... Nii. Kõik näevad täpselt mulle tuppa, mis ma siin teen. Haha, jau, ehitusmehed. Aga mõtlesin, vedasin just kõik need toidukotid ukse juurest kööki, et vaadata. Ma täpselt ei mäleta isegi, mis massi ma siin kõike. Esimene asi, mis väljas on. Kassiliiv ekstra, nagu ma ütlesin, ma üritan raha säästa ja ega tarvist vahet ei ole, mille peale ta pissib. Oh, nice ass. Siis, mis mul siin on? What? I'm so confused. Ma arvasin, ma ostsin tavalisi nagu normaal sidemeid. Aga miks need sellises pakis tuli? Hold on. Ei, need on ikka normaal. Oh damn, they be thick! Siis, saate aru, see maksas 3 euri. Terve liiter dušikreemi. Mis lõhnaks on? Ma lihtsalt panin asju korvi nagu. Mesi. Ma räägin nagu, miks raisata palju raha. See cheap living kõlab nii hästi praegu. Siis maasika pesu loputusvedelik. Kui nad mulle vaatavad siia sisse, siis ma reaalselt lehvutan neile kohe. See lõhnab nagu jäätskokteil. Oh my god. I'm gonna be smelling delicious. Mingisugused pesupulbrid. I guess. Pesu on siin peal igatahes. Omast arust ma neid ei võtnud, aga ma räägin, ma ei tea, miks ma 2 tükki seal on. I don't know what I did. Okay, siin on check. Ausalt ei tea, mida ma ostsin. Thin Crisps, neid läheb alati vaja. Mul lemmikasjad. Riisikoogid. 4 sibulat. Sest ma võtsin praekartut teha. 3 õuna. Aga mulle ei meeldi, et nad on kõik kilekotid sees ära. Appi kui hästi need lõhnavad. Holy moly! Ma isegi ei mäletanud, et ma ostsin nagu seda. Aga ma olen ostnud tortilla wrapse. 8 tükki on siin sees. Need on ka mustika omad. Ostsin neid 3 tükki ka. Hapukapsas parim snack ever. That's madness. Vaadake seda kogust nagu. I would say that's a fucking bargain. Aga hakkame süüa tegema. Peaks need asjad enne külmkappi tegema. Ma arvan, et ma läksin kõiki toitude ostmisega vähekene overboard, sellepärast, et ma elan üksi. Mul ei käi väga palju sõpru külas. Ja ma käin tehniliselt väljas kogu aeg söömas. Aga nagu ma ütlesin, ma üritan see kuu nagu korralikult raha säästa. Ma ei käi enam väljas söömas. Söön oma ekstra hapukõrki. Time to finally eat. Mul on kõht nii tühi. Ma praatisin küüslaugu, sibula, tšillipulbri, smoked paprika ja mingi maitseainega veel. Läbi hakkliha. Ülihea oli. Läheb koristamiseks. Okei. Wow. Keegi ei räägi sellest, kui kurnav tegelikult on lihtsalt päev läbi filmida. Ma olen terve päev filminud. Nagu ma pakun sellest hetkest saati, kui ma olen üles. Sellest hetkest saati, kui ma üles ärkasin, olen ma filminud. Ja nagu see on tegelikult nii väsitav. Oh my god, see on nii väsitav.
ma pean terve päev kodus olema ja filmima. Ei, nagu ma olen rasket tööd ka oma elus teinud. Ma olen töötanud vanadekodus, ma olen töötanud baarides, restoranides, pubides, nagu ma tean, mis on raske töö. Aga I'm just ready to take it all off ja olla taas mina. Oh, see on parim osa. Oh my god. Aga jaa. Kas ma olen ainult, kellel on viimasel ajal nagu crazy'd unenäod olnud? Nagu next level crazy'd. Kõik tundub nii reaalne. Need ei ole nagu õudusunenäod, aga nad ei ole ka nagu kuidagi positiivsed. Nad on lihtsalt kuidagi imelikud. Üks näiteks. Ma olen hull zombide fänn. Esimene öö ma nägin unes, kuidas ma olin vanaema juures ja zombid tulid. Olin mingi hulga inimestega ja mu vanaema kodu oli hoopis teistsugune. Ja siis me jooksime mu vanatädi koju, kelle kodu oli ka hoopis kuidagi, hoopis teistsugune. Mingi tagaust kaudu jooksin tuppa, põgenesin zombide eest. Ja siis ma olin ühesõnaga nii-öelda ma olin grupi liider. Ja ma üritasin kõik saada nagu hästi vaikseks. Meil olid lapsed ka seal, kui väiksed lapsed. Ja ma andsin igale lapsele padja alla noa. Suure kööginoa. Sellepärast, et teada oli, et kui nad tulevad, siis nad tulevad gruppidena ja nagu me peame ülivait olema. Aga kuna meil oli ka imik seal grupis, siis oli ka teada, et ega see vaikus väga kaua ei kesta. Ja siis oligi see, ma võtsin ühe sükse suure kööginoa. Meil oli hästi palju sükseid lahtiseid auke. Ja läksin sellega magama, lahtiseid auke. Terasi. Ja läksin sellega magama ja ärkasin selle peal üles, et õues hakkas mingi imelik hääl. Ja siis ma läksin, vaatasin rõdu pealt. Kõik oligi zombisi täis. Ja ma äratasin kõik nagu maja elanikud üles, et davai, et kui nad tulevad, olema valmis. Lükkasime uste ette mingisugused takistused ja barjäärid ja üritasime hullult nagu blokkida. Siis nad said ikka sisse. Esimese satsi me suutsime ära tappa. Need oli mingi 15. Ja lapsed ei pidanud nagu appi tulema. Ja siis tuli teine öö. Ma läksin magama ja jälle ma öösel, kui olen mingi siuksed hääd keelduvas. Ma sain aru, et nad on jälle tagasi vaata. Siis ma ajasin terve maja ülesse, sellepärast, et neid oli korralikult rohkem kui eelmine öö. Ja siis nad murdsid ka jälle tuppa sisse, said uksest läbi. Siis me tapsime, üritasime elu eest vaata tappa ja lõpuks oli niimoodi, et me lihtsalt enam ei jaksa, et nagu we gonna die, vaata. Ma olin nii valmis selleks, ma mäletan unes veel, ma olin mingi okei, ma suren ära nüüd, et mis teha, nagu has been fun ja nägemist. Ja siis viimased zombid, kes tulid niimoodi, ja siis nad mingi au. Et nad teeskisid, nad on zombid, et nad saaksid zombidega koos liikuda, meie majja tulla ja meie rühmaga ühineda. Siis ma olin mingi, oh my god, nii tark, aga ma ei usalda teid, vaata. Aga siis nad aitasid meil järgmise satsi zombis ära tappa. Ma olin mingi, okei, why not, nagu me peame inimkonna päästma, las nad siis jäävad meiega. Siis ma ärkasin, ärganud ühesse. Siis ma kuidagi, seal oli nii palju sitta ühesõnaga. Oh my god, nina on niimoodi sügevad nendest. Siin on peal kirjas ka lõhnavabad. Siis nad ei tohiks. Sest nad on tundliku naha puhastumiseks. Hellevarase nihon puhtistuksen. Ja sellegi poolest, miks mu nina nii punane on ja sügeleb, nagu põleb. I need moisture. Nii kaua kookas oli peal, ma tunnen, kuidas mu nägu rahuneb maha, ma ei oska seletada. Läheb nii mõnusaks.
mis see kelluke on? Pakun, et kell on 7. Nii et mul on umbes tund aega veel süüa, ma arvan, et ma panen mingi filmi peale. Mul on hapud kommid, söön kommi ja vaatan filmi. Davai. Nii hapud, aga movie time, kerge Haribo Sour, Ex Machina, Misti. Let's go! Mul on 20 minutit aega nüüd süüa.